Tere, mina olen Kerli. Tere, mina olen Camilla. Camillal tuleb sügis sel aastal päris teisiti. Ja seepärast ma lähen kooli. Esimesse klassi, aga selleks, et koolis nälg ei näpistaks, selleks valmistame täna kodus tehtud Snickersit, mida on lihtne teha ja mõnus kooli kaasa võtta ja sõpradega ka jagada, on ju? Jah, koduse Snickersi tegemiseks on meil vaja kõigepealt maapähklivõid. Võta siit nüüd lusikaga ja paneme siia kaussi 200 grammi. Sina nüüd võtta see maapähklivõi ja segada selliseks pehmeks. Mina nii kaua panen valmis 2 muna, mis me vahustame ära. Päris vahtu neid ei löö. Me klopime munad lahti. Nüüd munadele lisame me suhkrut ja 1 teelusikatäie küpsetuspulbrit. Vaatame, kuidas sul mõõtmisega läheb. Nii, nüüd me segame suhkru, küpsetuspulbri ja munad ühtlaseks massiks. No nii, sul on nüüd see maapähklivõi siin ikka kohe päris pehmeks tehtud. Kas on isuäratav ka või? Tahaks juba süüa, on ju. Lisame selle maapähklivõi siia muna massi sisse ja nüüd segame selle ka kõik ühtlaseks. Vaata, kas sa saad ise segada. See on ju nii lihtne. Maapähkli tainas on meil nüüd valmis. Nuusuta, kas on isuäratav või? Tahaks kohe süüa, aga ei. Kõigepealt peame ta ahju pistma. Camilla lõikab meile kohe siit 1 tüki. Selle me paneme siia sisse. Et meie Snickers ei jääks koogivormi põhja, kasutame natukese võid ja määrime need ääred siit võiga ilusti ära. Ja nüüd siis paneme selle maapähklimassi koogivormi. Maapähkli taigen on meil nüüd ühtlaselt siia koogivormi põhja pandud ja pistame selle 180 kraadisesse ahju. Pooleks tunniks. Jah. Kui maiuse esimene kiht küpseb meil ahjus, valmistame ette 2 järgmist kihti. Soola, karamelli ja pähklikiht ning sulatatud šokolaadikiht. Kumma sina valid? Šokolaadi. Selge. Siin on sulle tume šokolaad. Tee see šokolaad sellisteks väikesteks tükkideks. Mina võtan siis maapähklid ja hakin need ka pisemateks tükkideks. Kuidas sul läheb? Hästi. Sa võid need väiksemad tükid nüüd juba panna siia. Ja siis suuremad, mis siin jäid veel, saad veel näpuga niimoodi siia ära. Mis tegid? Šokolaadile lisame 30 grammi võid. Tulatame šokolaadivõiga ilusti üles ja sellest tuleb meie maiuse pealmine kiht. Nüüd sulatame šokolaadi koos võiga veevannis ilusti ära. Meie maiuse esimene kiht on nüüd valmis ja korralikult ära jahutatud. Järgmiseks kihiks on meil aga karamell ja pähklid. Meie kasutame täna sellist soola karamellikastet, aga võib ka väga vabalt kasutada karamelli maitsega kondenspiima. Ta võin sealt valada ja sina määrid. Ja nüüd puistame pähklitega üle. Emme, mis me nüüd teeme? Nüüd tuleb lisada viimane šokolaadikiht. Oi kui nämma. Ja katame selle maiuse korralikult šokolaadiga pealt ära. Nüüd tuleb meil varuda natuke aega ja jätta see maius tahenema. Võite panna ka külmkappi, aga kõige parem on, kui ta saaks lihtsalt toa soojas natuke aega seista. Senikaua aga räägime Camillaga kooli juttu. Koolid on sellepärast välja mõeldud, et saada targaks. Lasteaias peab päeval magama, aga koolis õnneks ei pea. Ma arvan, minu lemmiktunniks on kunstitund. Uusi sõpru. Kapsas. Porgand. Hernes. Seened. Seepärast, et issi ei viitsi mulle raamatut lugeda ja et issi räägib mulle neid iga õhtuti. Meie kodune Snickers on nüüd valmis. Nüüd lõikame ta tükkideks ja pakime ilusti kaasa. Nüüd pakime Snickersi küpsetuspaberi sisse. Lõikame küpsetuspaberist parajad ribad. Võtame siit ühe maiuse nüüd. Pakime ta siit niimoodi ära. Nii, seome siit lipsu peale. Valmis? Palun. Aitäh. Sa vist tahad selle kohe ära süüa, jah? Ma siis pakin ülejäänud kooli kaasa. Meie kodune Snickers on nüüd valmis. Oli ju lihtne? Jaa. Proovige teie ka. Retsepti leiate Rimi kodulehelt ja vaid 1 klikiga saate kõik koostisosad endale lisada Rimi e-poe ostukorvi.
loodan, et Snickersi retsept sulle meeldis. Põnevaid retsepte leiad siit. Ja et sa järgmist Rimi videot maha ei magaks, kliki siia